tere! Me jätkame oma virtuaalset reisi Lähis-Ida religioossel maastikul ja me oleme juba mõnda aega olnud Liibanoni vabariigi territooriumil. Me oleme vaadelnud juba enamust. Me oleme alguses vaadanud lühidalt judaismi, lühidalt seetõttu, et ta praktiliselt enam Liibanoni territooriumil tänapäeval peaaegu et ei ole. Me oleme vaadelnud mitmeid erinevaid kristlikke kirikuid, ida-ortodokset kristlust, orientaalseid kirikuid ja mitmeid ida-katoliku kirikuid. Kristlusest on meil veel jäänud vaadata, kui ma tuletan meelde seda nimekirja, mida ma iga loengu alguses olen näidanud, kus on 18 nõndanimetatud ametlikku usundit, mis kunagi 1943. aastal ära fikseeriti kui Liibanoni usundid ja ma lubasin, et me vaatame kõiki neid, käsitleme. Me oleme juba tegelikult üle poole nendest läbi käinud. Meil on jäänud 2 ida-katoliku kirikut veel vaadata ja lõpuks kristluse lõpuks veel veidikene protestantlikest kirikutest Liibanonis. Ja siis, kui kõik plaani kohaselt läheb, siis järgmine kord jõuaksime islami juurde. Aga läheme nüüd nende 2 ida-katoliku kiriku juurde. Üks neist on väike kirik, teine on suur kirik, kõige suurem kirik Liibanonis. Nii, ja see väike kirik on Süüria katoliku kirik. Me oleme vaadel näinud seda, et Liibanonis, nagu üldse Lähis-Idas, on mitmesuguseid Süüria kirikuid. Need ei ole, ma tuletan meelde, et need ei ole otseselt seotud Süüria Araabia vabariigiga, vaid on seotud selle vana Süüria vabariigi eelse, väga kauge ja vana Süüria keelse kultuuriga. Me oleme vaadanud nii ida-süürlasi kui ka Lääne-Süüria kirikuid. Lääne-Süüria kirikust me oleme vaadelnud Süüria ortodokset kirikut. See sõna ortodoksne, ma tuletan meelde, ei seo mingilgi moel seda kirikut ida-ortodoksete kirikutega. See on lihtsalt selle kiriku enda nimetus, nii nagu vähemalt vaikimisi iga kirik maailmas saaks enda kohta öelda. Aga meie oleme ortodoksed. Aga nemad on selle ortodokse või õige usklikkuse ka ametlikult oma nimesse pannud. Need lääne-süürlased või Süüria ortodoksne kirik, mida mõnikord nimetatakse ka jakobiitlikuks kirikuks. Sellel kirikul on ka olemas oma ida-katoliku, kuidas me ütleme, õde või vend, kuidas keegi tahab, sugulaskirik, vähemalt välised sugulaskirik. Ja meil on varem olnud juttu sellest, kuidas teistest sealtkandi ida kirikutest on 17., 18., 19. sajandil sündinud nende vennad, õed ida-katoliku maailmas. See on niisugune üldine arenguskeem peaaegu kõigil, vähemalt nende kõigi puhul ta on sarnane. Kui just mitte detailides sama, siis üldskeemi puhul sarnane. Meil on juttu sellest olnud, et 17. sajandil kõik see piirkond, Liibanon ja Süüria ja Palestiina alad kuulusid 17. sajandil Osmani impeeriumi koosseisu. 17. sajandil sõlmiti Osmani impeeriumi ja Prantsuse kuningriigi vahel mõned väga olulised, just sealtkandi kristlastele olulised lepingud, millega Prantsusmaal tegutsevatele
ordudele, mungaordudele anti, katoliku mungaordudele anti võimalus tegutseda missionääridena ja mitte muidugi moslemite seas, vaid Lähis-Idas olevate kristlaste seas, see tähendab ida ortodoksete kristlaste seas ja orientaalsete kristlaste seas. Üks niisuguseid tähtsaid keskuseid, kus missionäärid tegutsesid, oli Aleppo. Ma olen seda kohta linna varemgi mõned korrad nimetanud, see oli niisugune väga oluline linn, omal moel on ta oluline linn tänapäevani, kuigi ta on viimasel ajal väga rängalt kannatada saanud, nii materiaalses kui ka vaimses mõttes. Aleppost tuleb meil pikemalt juttu siis, kui me jõuame Süüriasse. Aga siin ei saa ka temast vaikides mööda minna. Selle kaardi pealt te võite näha, kus kohas ta asub. Ta on tänapäeva Süüria Araabia Vabariigi põhja või loode osas. Ta on alati olnud oluline linn ja 17. sajandil ja 18. sajandil tegutsesid seal ka Prantsusmaa konsulid, kes toetasid seal tegutsevaid Prantsusmaalt tulnud missionääre. Missionäärid olid muidugi eelkõige Prantsuse kaputsiinid, jesuiidid ja karmeliidid. Need olid need sealkandis põhilised missioneerivad ordud. Lähis-Idas muidugi oli varem juba pikka aega tegutsenud frantsisklased, aga enamuse nende idakatoliku kirikute sündimise juures frantsisklased ei olnud mängus. Eelkõige olid just nimelt jesuiidid, aga samuti kaputsiinid ja karmeliidid. Nii et üks piirkond, kus tegutseti Süüria ortodoksete kristlaste seas, oli Aleppo piirkond ja loomulikult seal tekkis hulgal Süüria ortodoksetel kristlastel või jakobiitidel huvi Rooma katoliku kiriku suhtes. Teine piirkond, kus ka asus hulgaliselt jakobiitlikke kristlasi või Süüria ortodokseid kristlasi ja kus ka missionäärid tegutsesid, tagajärjekalt oli Tur Abdini piirkond. Tur Abdini piirkond, sellest on meil varem ka juttu olnud, aga siin ta tuletan meelde. See on, kui te hoolega seda kaarti vaatate, siis te näete, et siin läheb piir, tänapäevane piir Türgi ja Süüria vahel ja siin on niisugune kolmikpunkt, kuhu ulatub ka Iraagi piir. See tähendab selle suurema kaarti peal ehk väiksema mastaabiga kaarti peal, suurema mastaabiga kaarti peal on näha see pisikene punane ristkülik, seda piirkonda nimetatakse Tur Abdin. See on vana kristlaste piirkond. Ta on tegelikult siiamaani kristlaste piirkond. Ta on Türgi vabariigi territooriumil, siin niisuguse nurgatagune või kergelt mägine ala. Tur Abdin tähendab süüria keeles orja või sulase mägi. Abdin on seesama, mis on heebrea keeles ebed, kes on heebreakeelse Vana Testamendiga kokku puutunud, mäletab vast, ebed Jahvee laulud on seal olemas, Jahvee sulase või mõned tõlgivad Jahvee orja laulud. Ja araabia nimi Abdul on tegelikult ka on jumala ori või jumala teenri. See on orja või teenri
mägi. Sellel pildil on näha ka nii tegutsevaid kui ka enam mitte tegutsevaid kristlikke kloostreid. Kunagi see oli täiesti domineerivalt kristlaste piirkond veel, ütleme umbes 100 aastat natuke vähem kui 100 aastat tagasi, natuke rohkem kui 100 aastat tagasi. See piirkond, Turrabtiini piirkond ja teised sealkandi kristlaste piirkonnad said muidugi rängalt kannatada Esimese maailmasõja ajal. Me teame, et türklased käitusid erakordselt halvasti armeenlastega, aga sama halvasti käitusid nad ka teiste sealtkandi kristlastega, see tähendab just erinevate süüriakeelsete kristlastega. Nii, need kaks piirkonda olidki esimesed, kus mitmed ka Süüria ortodokse kiriku vaimulikud, ka mõned piiskopid, vähemalt de facto lähenesid nii palju Rooma katoliku kirikule, et vähemalt teadaolevalt üks piiskop, peapiiskop, Aleppo peapiiskop astuski Rooma katoliku kirikusse. Ja see oli 18. sajandil. 17. sajandil ka hakkas see protsess juba käima, aga ta ei jõudnud iseseisva Süüria katoliku kiriku sünnini, aga 18. sajandi lõpus, täpsemalt 1782, kui Süüria ortodokse kiriku juht Antiochia patriarh ära suri, siis valiti vähemalt kaks erinevat erakonda selle kirikus, valiti kaks uut patriarhi. Üks oli see, kes pidas ennast ja oma pooldajaid Rooma katoliiklaseks ja keda mõne aja pärast ka paavst tunnistas Süüria, siis juba sündiva Süüria katoliku kiriku patriarhina, ja teise erakonna kandidaat ja valitud patriarh jäi sellesse vanasse jakobiitlikusse Süüria ortodoksesse kirikusse. Nii et 18. sajandi lõpus võib rääkida Süüria katoliku kiriku sünnist, Süüria ortodoksest kirikust. See vana miafüsiitlik või jakobiitlik ortodoksne kirik jäi suuremaks ja uus sündinud idakatoliku kirik jäi väiksemaks Süüria kirikus. Nad mõlemad kasutasid ja kasutavad siiamaani väga sarnaseid riituseid, neid, mida nimetatakse kas Lääne-Süüria riitusteks või siis Antiochia riitusteks. See on see erinevad nimed sama asja kohta. See esimene Süüria katoliku kiriku patriarh võttis endale uue ameti puhul ka uue nime, Ignatios, ja seda nime, seda ametinime kasutavad kõik on siiani kasutanud kõik talle järgnenud Süüria katoliku kiriku patriarhid. See Ignatios, see on tagasiviide niisugusele teise sajandi esimese poole kirikuisale nagu Antiochia Ignatios, keda võib pidada väga oluliseks teise sajandi kirikuisaks, kelle arusaamad on väga suures ulatuses kujundanud kogu kristlikku maailma, vähemalt sellise suurema osa kristlikust maailmast, mis rohkem või vähem arvestab patristilise teoloogiaga. Nii et Antiochia Ignatios temaga on niisugune asi, et tema surma-aasta osas on üsna suured lahkarvamused. Mõned arvavad, et ta suri 108,
108. aastal, teised ütlevad ei, hoopis 140. aastal, nii et päris sisulise teoloogia jaoks ei ole see muidugi väga, väga oluline. Aga jah, nii et kõik Süüria katoliku kiriku pead, Antiochia patriarhid on Ignatiused, erineva numbriga Ignatiused. Nüüd, ja aastal 1782 ja järgnevatel aastatel oli kaks Lääne-Süüria patriarhi, mõlemad olid Antiochia patriarhid. Osmani impeerium tunnistas ainult ühte neist, see tähendab seda, kes oli Süüria ortodokse kiriku patriarh, seda teist patriarhi, vähemalt esialgu Osmani võimud ei osanud taga midagi peale hakata ja ta elu ei olnud eriti kerge, seetõttu ta üsna ruttu pages Liibanoni mägedes, sest meil on sellestki varem juttu olnud, et Liibanoni mäed olid läbi paljude sajandite niisuguseks pelgupaigaks, kuhu ütleme selles teatud mõttes religioossed dissidendid selles mõttes, et nad ei olnud riigivõimu poolt eriti armastatud. Need religioossed dissidendid leidsid tihti pelgupaiga just nimelt Liibanoni mägedest, kus oli kombeks, et inimestel olid natuke suuremad religioossed vabadused kui mujal Osmani riigis. Nii et see esimene patriarh asuski Liibanoni maroniitide juurde. Me jõuame kohe varsti maroniitide juurde, ma juba ette ütlen, et maroniidid on ka idakatoliiklased. Maroniidid andsid talle pelgupaika ja sündivale Süüria katoliku kirikule anti üks klooster seal mägedes. Charfee klooster. Charfee kloostri juurde mõne hetke pärast me tuleme uuesti tagasi. See on üsna tähtis koht Süüria katoliiklastele. 19. sajandi jooksul religioossed olud Osmani riigis muutusid mõnevõrra vabamaks, seetõttu ka Süüria katoliku kirik sai kasvada. Tõsi, see kasvamine toimus suuresti Süüria ortodokse kiriku arvel. Üks piirkond, mis üsna varsti missiooni läbi läks ka suuremalt jaolt pöördus ortodoksest Süüria kirikust Süüria katoliku kirikusse, on Bagdadi ümbrus Iraagis. Iraagis tol ajal ka said tegutseda katoliku missionärid ja eelkõige just Bagdadi ümbrus. Päris Põhja-Iraagi aladel, seal säilis rohkem Süüria ortodokset kristlust, aga Bagdadi piirkonnas läks suurem osa Süüria ortodokseid kristlasi üle Süüria katoliku kirikusse. Bagdad ja Iraak tervikuna tol ajal ei kuulunud enam Osmani riigi koosseisu, vaid oli Iraani koosseisus. See Iraagi osa oli läbi sajandite olnud niisugune tülijõun, territoriaalne tülijõun Iraani ja Osmani riigi vahel ja 19. sajandil oli ta Iraani koosseisus. Tolleaegne Iraani valitsus ka ei tõkestanud sealkandis katoliku missionäride tegevust tingimusel, et seda missionit tehakse kristlaste hulgas, mitte moslemite hulgas. Muidugi üksikuid moslemeid ka pöördus ristiusku, aga need olid pigem sealkandis erandid. Süüria katoliku kiriku kohta võib veel kui anda lühikest ülevaadet ajaloost, siis tuleb mainida, et 1882 oli üks kiriku jaoks oluline ja võiks öelda, et mõnes mõttes
mõni teatud moel halvas mõttes oluline. Kiriku sinod, kiriku üldine juhtkonna üldine koosolek, sinod, kus Süüria katoliku kirik valis nii-öelda ladina orientatsiooni. See on vana probleem ida katoliku kirikute juures olnud, see oli probleem kuni teise Vatikani kiriku koguni, et Rooma poolt oodati seda, mõnikord väga intensiivselt oodati seda, et need idakatoliku kirikud samm-sammult läheneksid oma praktikate, oma liturgia, kõigi oma riituste poolest samm-sammult läheneksid ladina riitustele, kaotaksid ära oma nii-öelda algset eripära. Mõned idakatoliku kirikud tegid seda suurema entusiasmiga, mõned idakatoliku kirikud väiksema entusiasmiga. Süüria katoliku kirik igatahes hakkas seda tegema üsna entusiastlikult. No näiteks, mis seal oli niimoodi väljastpoolt hästi kergesti näha, on see, et sellel 1882. aasta sinodil otsustati, et nii, nüüd aitab meile abielus preestritest. Sellest on varem ka juttu olnud, et idakatoliku kirikus, mitte kõigis, aga enamus idakatoliku kirikutes, preestriks võivad saada ka abielus mehed. Preestrid enam abielluda ei tohi, kui nad enne ordine pühitsemist ei olnud abielus, siis preestrid enam ei saa abielluda, aga kui nad olid abielus, siis nad võivad abielu jätkata ja tegutseda preestritena. Süüria katoliku kirik otsustas, aitab sellest. Me saame nüüd korralikeks jutumärkides, korralikeks katoliiklasteks ja enam meil niisuguseid preestreid me ei taha näha. Seda oli väga lihtne öelda, aga tegelikkus nõudis pidevalt erandite tegemist. Kogudustel oli preestreid tarvis, munkpreestreid ei olnud piisavalt, see tähendab, et tehti erandeid, kuni lõpuks ikkagi erandid domineerisid. Ja see norm oli niisugune, väga haruldane juhtum. Erandid domineerisid, see tähendab, et enamus kohalike koguduse preestreid ikkagi olid abielus mehed. Seal oli teisigi asju, püüti liturgilist elu ühtsustada Rooma liturgiaga ja nõnda edasi. Ja see tendents kehtis kuni teise Vatikani kiriku koguni, mis oli 1962 kuni 65. Teises Vatikani kiriku kogul hakati asju hoopis teisiti nägema, võiks öelda, et vastupidiselt nägema ja sellest ajast peale on idakatoliku kirikuid vähemalt on väga soositud nende tagasipöördumist oma vana idamaise riituse juurde. Nii, et teenistused, jumalateenistused Süüria katoliku kirikus on nii osaliselt süüriakeelsed, osaliselt araabiakeelsed. Ma siin mõni aeg tagasi leidsin internetist ühe Jeruusalemmas tegutseva ülekande või salvestuse Jeruusalemmas tegutseva Süüria katoliku kiriku jumalateenistuselt ja seal oli ikka täiesti domineeriv keel, oli araabia keel. See süüria keel, oli näha, et nad püüdsid ühes või teises kohas eriti olulistes liturgilistel kohtadel kasutada süüria keelt, aga minul jäi vähemalt niisugune mulje, et keegi eriti aru ei saanud peale preestri, mida seal lauldi ja neid palveid. Aga muidugi, kui me rääkisime Jeruusalemmast, siis vist oli ka sellest juttu, et Jeruusalemmas on niivõrd väikene Süüria katoliku kogudus, üldse süürlaste hulk, et nad põhiliselt ikkagi suhtlevad ümbruskonnaga araabia keeles. Selliseid võimalusi süüria keeles omavahel vestelda on seal suhteliselt vähe. Erinevalt Betlemmast näiteks, kus on terve Süüria kvartal olemas. Süüria kvartal, seal on olemas ka Süüria hotell, vähemalt enne, veel aasta tagasi oli see seal
no rohkem kui aasta tagasi. Eelmise aasta suvel oli see kindlasti seal olemas, nii et ma pidasin plaani uuesti sinna kanti minna ja siis ma mõtlesin, et ma lähen Petlemma süürlaste hotelli elama. No vähemalt üks öö olla seal, et lihtsalt, aga noh, siiamaani on see jäänud teostamata. Nii, veel Süüria katoliku kiriku kohta. Kiriku juht kannab tiitlit Antioquia ja kogu Hommikumaa patriarh. Ta resideerub Beirutis, selleks patriarhiks on Ignatios Jossif III Juunan, kelle piltide siin ka näete. Terves Süüria katoliku kirikus üle maailma on umbes 200 000 kristlast, nii et ta on suhteliselt väike kirik. 200 000 kristlast. Liibanonis on 2017. aasta andmete kohaselt 32 000 Süüria kristlast. Aastal 2000 oli 26 000, see tähendab, et vahepeal on 6000 võrra suurenenud. Ma ei usu, et see loomuliku iibe kaudu on tõusnud. Ilmselt on põgenikega tegemist, sest et ISISe võimule tulles ja ISIS tegutses just põhjapoolses Iraagis või Bagdadist põhja pool seal ja sealsetel Süüria kristlastel, nii katoliiklikel kui ka ortodoksetel, nii idasüürlastel kui läänesüürlastel läks elu üsna kibedaks ja märkimisväärne osa neist põgenes, nii et üsna tõenäoliselt osa Süüria katoliiklasi jõudis ka Liibanoni. Selle patriarhi ma toon siin ära, leidsin internetist niisuguse huvitava kaart, see on tema nii-öelda Süüria katoliku kiriku patriarhi Antioquia ja kogu idapatriarhi nii-öelda kanooniline territoorium. Need piirkonnad, kus teatud moel tema vaimulik võim valitseb. Ta ise baseerub siin Beirutis, aga kõik see osa Lähis-Idast. Siin see kaart on pandud mõnes mõttes näotult kokku. Siin Kreeka koha peal on pandud Kanada ja USA ja Liibüa koha peale pandud Veneetsia. Aga Veneetsias on ka, neid on nii Lõuna- kui Põhja-Ameerikas on suhteliselt palju Süüria katoliiklasi, nii et mitte Venezuela ja USA ning Kanada, nii et Bagdadis resideeruva patriarhi võim ulatub ka Venezuelasse ja USA-sse, vähemalt vaimulikus mõttes ja see on see, ja nüüd läheksimegi selle Charfet kloostri juurde. See klooster, mille maroniidid andsid Süüria katoliku patriarhi käsutusse 18. sajandi lõpus ja mis on siiamaani, kus asub siiamaani Süüria katoliku kiriku klooster, väidetavalt selle kiriku kõige olulisem klooster. Neil on ka olemas vähemalt üks Munga klooster Süürias, Süüria Araabia Vabariigis ja vähemalt üks Munga klooster Iraagis. Tõsi, ma ei ole nüüd kontrollinud, kas see Iraagis olev Munga klooster on ellu jäänud või mitte. Ta oli suhteliselt elujõuline enne, kui need jubedused seal alguse said, aga seal võib ka see olla, et ta vahepeal oli tühi, siis kui ISIS seal valitses ja hiljem tuli vähemalt osa algsest elanikkonnast tagasi. Niisiis see Charfet klooster. Ma leidsin ka ühe pildi
seal on klooster, seal on loomulikult kirik ka ümbruskonna koguduse jaoks, seal on Süüria katoliku kiriku seminar, tegelikult 2 seminari, alamseminar, kus saab keskharidust ja ülemastme seminar, kus saab kõrgemat haridust. Charfet kloostris on väga kuulus raamatukogu ja käsikirjade hoidla. Teda on mõnikord võrreldud oma kaalukuse poolest Siinai poolsaarel oleva Katariina kloostriga, mis on ida-ortodokse kiriku peapiiskopkond lausa, aga sinna me vast ka kunagi Egiptuses jõuame, mis on väga oluline vanade käsikirjade kogum. Samamoodi on see Charfet klooster, tema raamatukogu on väga oluline süüriakeelsete ja araabiakeelsete vanade ja väga vanade käsikirjade kogum. Aga seal on ka niisugused tekstid nagu Garshuni tekstid. Kas te teate, mis asjad on Garshuni tekstid? Seda kirjutatakse, ma vaatasin araabiakeelset algvarianti, ta võib tegelikult õigem oleks tugeva K-ga kirjutada, aga vähemalt ingliskeelses kirjanduses on ta G-ga Garshuni või Garshuni tekstid. Need on araabiakeelsed tekstid, mis on kirjutatud Süüria tähestikus. Araabiakeelsed tekstid, mis on Süüria tähestikus. Meil oli, kui ma siin kunagi Marokost rääkisin, siis oli juttu sellest, et sealkandis, et sealkandi juudi araabiakeelseid tekstid on väga tihti, eriti vanemad, on araabia keeles, aga heebrea tähestikus. Siin on araabiakeelsed tekstid, aga vanas Süüria tähestikus. See Süüria tähestik on vanem kui araabia tähestik, nii et võib üsna loogiline oletada, et võib-olla mitte need materiaalselt, need tekstid ise, aga see sisu, mis seal tekstides on, Garshuni tekstides, et see on väga vanad araabiakeelsed tekstid, algselt pärinevad veel sellest ajast, kui araabia tähestikku ei olnud veel. Nii, aga selles Charfet kloostris on ka väga oluline raamatukogu vanade trükiste poolest. Neid Süüria katoliku kirik on hoolega kogunud sinna tekste Süüriast, Iraagist, Türgist ja Liibanonist, kõikidest nendelt aladelt, kus kunagi oli süüriakeelseid kristlasi, eriti lääne-süüriakeelseid kristlaseid. Seal on üks väga põnev lugu sellega seoses. Mul tuleb meelde, mis ma olen lugenud, et sealt Charfet kloostri raamatukogust leiti üks Süüria katoliiklaste hästi vana tekst, mida nad kasutasid, poolik tekst ja pikka aega, aastakümneid oletati, et see teine pool on kaduma läinud, aga see teine pool leiti üles lõpuks. Aga see leiti üles Süüria ortodoksete kristlaste raamatukogus. Te võib-olla teate seda kohta, see on see Markuse klooster Jeruusalemmas. Seal on ka väga vana ja põnev raamatukogu, nii et poolt raamatut kasutasid Süüria katoliiklased ja selle raamatu teist poolt kasutasid Süüria ortodoksed kristlased. Niimoodi. Selles Charfet kloostris on väidetavalt veel ka väga oluline religioosse kunsti muuseum. Ta on Beirutist umbes 25 kilomeetrit kirde poole, nii et üsna lähedal Beirutile. Kui te või kui me kunagi Beirutisse satume, siis peaks seda kindlasti külastama. Aga üldse Liibanonis on, võib-olla ma natuke liialdan, aga mitte väga palju, vist vähemalt 3-kohaline arv kristlikke kloostreid. Neid on seal tõesti kohutavalt palju kloostreid ja te teate, et paljudel kloostritel on veel olemas ka niisugused majad, mis ei ole päris juriidiliselt võttes kloostrid, aga siiski on
niisugused elamukompleksid, kus mungad elavad. See on ka, mul ei tule praegu ühtegi idakiriku niisugust ordumaja meelde, aga ma olen Cambridge'is on olemas dominiiklaste study house, kus dominiiklased, kes ühel või teisel moel tahavad tegeleda akadeemiliste asjadega, seal linnas elavad, nii et seal ma olen kunagi käinud erakonsultatsioonidel Toomase asjus. Nii, see oleks kõik, mis on rääkida Süüria katoliku kiriku kohta. Edasi läheme järgmise Ida-Süüria ja viimase selles meie reas Liibanoni käsitluse kontekstis viimase idakatoliku kiriku juurde, see on maroniitide katoliku kirik. Kui siiamaani vaadates kõik need idakatoliku kirikud, mida me oleme siin käsitlenud, kõigil neil on oma õde, vend, paariline, kuidas te tahate teda nimetada, olemas kas ida-ortodokses maailmas või orientaalse kristluse maailmas. Nad on nagu niisugust paari kaupa, must-valge, punane, sinine, kuidas keegi tahab. Siis maroniitide kirik, mille ametlik nimetus on Antioquia Süüria maroniitide kirik, ta on üksiklane. Tal ei ole oma paarilist olemas. Tal ei ole oma paarilist olemas mittekatoliiklikus idakiriku maailmas. Jah, on kaudsed sugulased olemas. Ta kasutab Antioquia Süüria maroniitide kirik kasutab Lääne-Süüria riituseid või teiste sõnadega Antioquia riituseid ja sellega ta kuulub ka sellesse liturgilisesse maailma, kuhu kuuluvad Lääne-Süüria kirikud, aga ajalooliselt ja paljude muude asjade poolest tal ei ole oma paarilist olemas. Asi on selles, et kui maroniitide kirik ristisõdade ajal läks Rooma alluvusesse, siis ta tegi selle ülemineku, jah, me kohe jõuame selle juurde, kas see oli suur üleminek või see ei olnud mingisugune üleminek tegelikult, see oli lihtsalt olemasolevate asjade tunnistamine. Siis ta läks Rooma alluvusse, peaaegu in corpore, peaaegu täies koosseisuga. Mingi väikene grupp tõepoolest keeldus seda tegemast, väikene grupp maroniitidest hulgast, aga see oli niivõrd väikene, et ta üsna ruttu kadus ajaloo näitelavalt üldse ära, nii et ja maroniitide kirik on ka üks vanemaid idakatoliku kirikuid. Nagu teiste puhul siin Lähis-Idas me nägime, et nad sündisid kuskil 17., 18., 19. sajandil. Siis maroniitide kui idakatoliku sünniajaks võiks nimetada aastat 1182. Ma ütlen, et võiks nimetada, sest mõned nimetavad, mõned ütlevad, et polegi sündinud, ta on alati olnud. Nii, ma olen nüüd mitu korda vihjanud sellele, et mõned arvavad nii, mõned naa. Sest tegelikult põhimõtteliselt maroniitide ajaloo osas on kaks erinevat kontseptsiooni. Kui te loete maroniitide ajaloo käsitlusi, mida kirjutavad enamus Euroopa kirikuloolased, olgu katoliiklased, olgu protestantlikud, olgu kes tahes, siis te näete seal ühte arusaama ja kui te loete maroniitide eneste lugu enda kohta, see võib olla lihtsalt tavaline
katekumeenide tasemel tavalistele koguduse liikmetele mõeldud või siis ülikooli tasemel. Ikkagi on maroniitidel hoopis üsna teistsugune lugu iseenda kohta. Millised need kaks lugu siis on? Mõlemad on ka Rooma kiriku sees, katoliku kiriku sees on katoliku õpetlasi, kes ütlevad ühtemoodi ja on katoliku õpetlasi, kes ütlevad, et teisiti on asjad. Kõigepealt ma annaksin sõna maroniitidele enestele, nii nagu nad ise oma lugu räägivad. Selle loo kohaselt 4. sajandi lõpus, 5. sajandi alguses oli väga vaga mees, Pühak Maron olemas, kes rajas ka kloostri või võttis väikese kloostri juhtimise üle ja tegi selle suuremaks kloostriks. Ja see Maroni klooster oli Orontese jõe ääres. Orontese jõgi voolab siit Liibanonist läbi Süüria lääneosa ja suubub Vahemerre tänapäeva Türgi territooriumil. See Orontese jõgi on, eks me selle juurde tuleme tagasi siis, kui me Süüriasse jõuame. Aga see klooster oli ilmselt kusagil siin. 4., 5. sajandil, 6. sajandil, 7. sajandil. Maroniidid ütlevad, et see oli täiesti ortodoksne, igatpidi õigeusklik klooster ja selle kloostri ümber tekkinud kogukond kristlasi. See oli igatpidi ortodoksne, see tähendab ortodoksne selles mõttes, et ta aktsepteeris Nikaia kirikukogu ja Halkedoni kirikukogu, et ta ei olnud ei miafüsiitlik ega nestoriaalik, vaid oli igatpidi ontlik ja korralik kristlik kogukond. 7. sajandil jõuavad sinna kanti araablastest moslemid, see kristlik kogukond siin Orontese ääres, see isoleeritakse ümbritsevate moslemite poolt, isoleeritakse teistest kristlikest kogukondadest. Nad on vanast ajast peale olnud, Antioquia on kusagil siin, nad on vana Antioquia patriarhaadi alluvuses olnud, aga nüüd nad on isoleeritud, nüüd nad valivad endal ise oma patriarhi, kes kannab ka Antioquia patriarhi nime, sest teist patriarhi, seal oli tõesti mingil ajal pikk periood, kus Antioquias ei olnudki tegutsevat patriarhi, vaid see patriarhi tool oli vakantne, hiljem ta jälle täidetakse, igatahes neil tekib panevad ametisse oma Antioquia patriarhi, elavad edasi. 10. sajandil juhtub niisugune asi, mida lihtsustatud ajaloos võiks kristlased ütelda, lõpuks ometi, mille peale maroniidid ei rõõmustanud selle üle. Jõudsid kohale Bütsants, võiks öelda, vabastas selle piirkonna või vallutas selle piirkonna ära ja Bütsantsi kristlased ei kannatanud neid isepäiseid maroniite silma otsaski. Nende väidetavalt neid kiusati nii palju taga, et taheti lülitada Bütsantsi kirikusse, ida-ortodoksesse kirikusse, et nad pagesid Liibanoni mägedesse, sinna mägedesse, kuhu, nagu me oleme siin rääkinud, ikka ja jälle põgenetakse peitu. Nii ka need maroniidid sealt Orontese jõe äärest pagesid oletatavasti 10. sajandil, pagesid sinna ja nad elavad seal siiamaani. Aga sealjuures on oluline see, et see on maroniitide jutustus. Ja oluline selle maroniitide jutustuse juures on see, et nemad on korralikud, viisakad, õiged Halkedoni kristlased. Nii nagu tegelikult need bütsantlased olid ja nii nagu ka Rooma on. Nad ei ole kunagi mingid hereetikud üldse olnud.
ja siis, kui ristisõjad sinna jõuavad, kui ristisõdijad sinna jõuavad, siis maroniidid avastavad, näe, meie vennad tulid meid vabastama ja kaitsma nii moslemite kui ka bütsantslaste käest. Ja maroniitide enda ajaloo järgi nad loomulikult tunnistasid 1182. aastal Rooma paavsti kui kiriku juhti, sest neil ei olnud mingisuguseid tõkkeid seal vahel. Üldse mingisugust probleemi ei olnud. Teine versioon sellest asjast, algus oli umbes sama, et elasid Orontese jõe ääres ja pagesid mingil ajal esimese aastatuhande lõpus mägedesse, aga kui nad seal Süürias Orontese jõe ääres elasid, siis 7. sajandil juhtusid mõned teoloogilised sündmused, mis muutsid maroniitide teoloogilist mõtlemist. Nimelt, kunagi on sellest ka natuke rohkem lähedalt juttu olnud, aga ma hästi lühidalt tuletan meelde, et 6. 7. sajandil Bütsantsi impeeriumis, siis kui veel moslemid ei olnud horisondile ilmunud, siis Bütsantsi impeeriumis või nagu tol ajal öeldi Rooma impeeriumis toimusid väga ägedad teoloogilised arutelud, on muidugi heatahtlikult öelda, ikka üsna suured vaidlused, mis läksid mõnikord üsna veriseks. Eelkõige Halkedoni kristoloogia üle. Kui hästi lühidalt öelda, siis Halkedoni kristoloogia väitis, et Jeesus Kristusel on 2 loomust, ta on nii Jumal kui ka inimene, ja miafüüsiidid, keda mõnikord vanasti ekslikult monofüsiitideks nimetati. Miafüüsiidid ütlesid, ei, Jeesus Kristusel on üks Jumal inimlik loomus. Need vaidlused olid väga teravad ja nende vaidluste käigus eraldusidki need orientaalsed kirikud, millest meil siin on natukene ka juttu olnud, ja Rooma keisrid 6. 7. sajandil olid väga huvitatud sellest, et see lootusetu lõpmatu vaidlus ära lõpetada, et leida mingisuguseid formuleeringuid, dogmaatilisi formuleeringuid, mis oleksid mõlemale poolele vastuvõetavad ja millega saaks siis seda lõhenenud kirikut, impeeriumis sees olevat lõhenenud kirikut taas ühendada. Ja üks oluline katse oligi see, et 7. sajandi esimesel poolel püüdsid imperaatorid juurutada niisugust teoloogilist arusaama, mida tuntakse monoteleetluse nime all. Monoteletism, ühe tahte õpetus. Ja see, kui väga lühidalt öelda, siis selle sisu oli selles, et jah, Kristuses võib olla inimloomus ja jumalik loomus, 2 loomust, aga Kristusel on üks tahe, telos, üks tahe, monos telos, üks tahe, see on tema jumal inimlik tahe. Ja oli niisugune hetk, kus isegi mitmed impeeriumi kiriku vürstid arvasid, et see on hea mõte. Sellega me saame ära lepitada. Üsna varsti tegelikult saadi aru, et see tegelikult ei lahenda mitte midagi. Et see ei lahenda mitte midagi ja aastal 680 kuni 681 toimus järjekordne oikumeeliline kirikukogu üks Konstantinoopoli kirikukogudest, kus see monoteletism, see arusaam, et Kristusel on ainult üks Jumal inimlik tahe, see hukka mõisteti ja nüüd see tänapäeval üldiselt levinud, aga mitte maroniitide enese poolt aktsepteeritud, vaid teiste poolt aktsepteeritud lugu maroniitidest ongi see, et selles Maroni kloostris ja selles ümbruskonnas, maroniitide kogukonnas, nemad jõudsid aktsepteerida seda monoteletismi, et Jeesus Kristusel on üks tahe. Aga siis selleks ajaks, kui see Konstantinoopoli kirikul
ühel häälel hukka mõisteti, nagu impeeriumis ikka ühel häälel kõike tehakse, ühel häälel hukka mõisteti, selleks ajaks olid nemad seal Orontese jõe ääres juba isolatsiooni sattunud, juba moslemid olid neid ümbritsenud, neil ei olnud mingisugust kontakti enam nii-öelda tsiviliseeritud maailmaga, kus kõiki ära otsustati ja kõiki teati ja seetõttu nemad jäidki, nagu see oli nagu jäätunud monoteletismi kogukond seal. Nii kaua nad seal olid, kuni tulid ristisõdijad ja nad tõe tundmisele viisid. See tähendab, et noh, nii palju kui mina tean, ka Õhtumaa õpetlaste meelest ei tekkinud mingisugust suuremat diskussiooni seal, teoloogilist arutelu ristisõdijate ja maroniitide vahel, et maroniidid üsna hea meelega olevat tunnistanud seda, et nemad ei ole enam, võib-olla üldse pole kunagi olnud monoteleedid. See tähendab, et see ühinemine Rooma kirikuga toimus suhteliselt valutult. Üldiselt olid maroniidid üsna rõõmsad, kui nad, vähemalt enamus maroniite, üsna rõõmsad, kui nad hakkasid ristisõdijatega sõbrustama. See tähendab seda, et nad nägid ristisõdijates oma vendi, oma suuri kaitsjaid, sest ristisõdijatel, maroniidid on olnud läbi sajandite hästi sõjakas rahvas. Aga ristisõdijate vägi oli veel võimsam, nii et nendest said ristisõdijate liitlased. Üldiselt on ju suhtumine ristisõdadesse on minu tähelepaneku viimase 100-150 aasta jooksul teinud läbi üsna drastilise muudatuse. Kuskil 19. sajandi lõpus nii palju või nii vähe, kui ma tean, ikkagi ristisõdadest räägiti kui kangelaslikust kristlaste võitlusest võõrvallutajate vastu ja nii edasi. Aga 20. sajandi keskpaigas, vähemalt keskpaigas, toimus ilmselt üsna drastiline muudatus selles hoiakus ristisõdijate suhtes. Kui te vaatate näiteks, eesti keeles on ilmunud mõned raamatud ristisõdijate kohta Nõukogude aja lõpus, aga ka nüüd uue Eesti Vabariigi aja algupoole on mõned raamatud ilmunud, nad on kõik hästi kurjad ristisõdijate suhtes. Hästi kurjad ja räägitakse ristisõdijate suurtest veretegudest, kõik, mis nad tegid ja kuidas nad sõdisid ja kuidas sõjas vastasel pead otsast ära lõigati, justkui oleks võimalik sõdida ilma vastasel pead otsast lõikamata. Aga no olgu, need on väga hurjad, aga mina näen selle 20. sajandi keskpaigas toimunud pöörde taga, vähemalt tõenäoliselt on seal mitmeid tegurid, aga üks Inglise teadlane, omal ajal väga kuulus teadlane Stephen Runciman, kes kirjutas kolmeköitelise ristisõdade ajaloo 50. aastatel ilmus see eelmise sajandi 50. aastatel. Ta on oli väga andekas kirjanik, tähendab, teda on hästi mõnus, lihtne lugeda, hästi arusaadav ja hästi selge mõtlemisega ja nii edasi. Ja tema on väga kuri Õhtumaa ristisõdijate peale. Kui nüüd hakata lähemalt tema ristisõja käsitlust ja tema teisigi, ta oli väga produktiivne kirjanik, ta oli üks niisugune, mõnikord öeldakse, et brittidel on olemas, lisaks ülikoolidele on läbi sajandite olnud eraõpetlaste institutsioon. Ja Runciman oli mõnes mõttes sellise eraõpetlase kehastus. Ta loomulikult õppis heas ülikoolis ja natuke aega oli ka ühes kolledžis oli fellow ja siis ta otsustas, et olgu, ta läheb nüüd koju, hakkab päriselt teadusega tegelema. Ta oli niimoodi, ütleme, ülem keskklassist pärit, tal ei olnud sissetulekuga mingisugust probleemi, ta elu sees kusagil ei töötanud pärast seda. Lihtsalt istus kodus ja mõtles, luges, kirjutas palju raamatuid
ja nagu ma ütlesin, brittidel on olnud niisugune, ma ei oska öelda, kas tänapäeval see enam võimalik on, aga veel mitte väga ammu oli selline eraõpetlaste institutsioon olemas. Ja tema raamatud, ma tahtsin seda veel öelda, et kui vaadata lähemalt tema ristisõdade käsitlusi ja teisi asju, siis igasuguste raamatute puhul üks võimalus raamatut paremini mõista on vaadata, keda tsiteeritakse, milliseid allikaid kasutatakse. Ja Runciman kasutab domineerivalt Byzantsi allikaid. Tal on Byzantsi allikad ja me teame seda, et ristisõdijate ja tollase Byzantsi valitsejate vahel olid väga halvad suhted. Väga halvad suhted. Nii et Byzantsi allikad, bütsantslased kutsusid lääne-eurooplasi appi, et vabastada Terra Sancta valeusuliste valdustest. Ja kui siis Lääne-Euroopa väed sinna tulid, siis bütsantslased arvasid, et nad vabastavad ära ja annavad meile kui selle maa tõelistele omanikele. Aga nad rajasid hoopis oma kuningriigi sinna ja ei tahtnud bütsantslastest midagi kuulda. Ja nagu te teate, hiljem ristisõdijad vallutasid ka vahepeal Konstantinoopoli ära ja kõik need asjad. Ja need Byzantsi allikad on juba oma loomu poolest vaenulikud ristisõdijate suhtes. Samamoodi nagu moslemite allikad. Ja Runciman ja tema ja need, kes toetuvad temale, kasutavadki domineerivalt Byzantsi ja moslemite allikaid, näitamaks, kui halvad olid ristisõdijad. Aga nad ei kasuta teisi, sest need ei olnud ainsad allikad. Seal olid peale bütsantslaste ja moslemite olid seal ka orientaalsed kristlased, seal olid armeenlased, süürlased, maroniidid. Ja eriti süürlased ja armeenlased olid tol ajal väga tublid kirjutajad. Neil on olemas ka süürlaste ja armeenlaste allikad nende samade asja sündmuste kohta ja samuti ka natukene hilisemad on maroniitide allikad ja nemad ei ole sugugi nii kurjad õhtumaa ristisõdijate suhtes. Maroniidid, nagu ma ütlesin, aplodeerisid ristisõdijatele ja kuulutasid, et me oleme sama usku nagu teiegi ja oleme alati tegelikult olnud korralikud Halkedoni kristlased. Ja kui te mäletate, meil on varem olnud siin juttu armeenlastest, kes tegelikult olid ka ristisõdijate suured sõbrad ja liitlased. Meil kunagi ammu on olnud juttu süürlastest, Süüria ortodoksetest kristlastest, kes said väga sõbralikult läbi ristisõdijatega, kes mõned nende kirikujuhid külastasid isegi sel perioodil Roomat näiteks ja pidasid läbirääkimisi ja need suhted, tollased süürlased ei olnud teab mis suur sõdija rahvas, erinevalt armeenlastest ja maroniitidest, aga nad olid väga tublid kirjamehed ja nende kirjutised on väga sõbralikud olnud ristisõdijate suhtes. Ja muidugi eraldi teema, aga see läheb kaugele juba, seda ma lihtsalt viitan, on nestoriaanid, need idapoolsed süürlased, kes pakkusid välja, kes olid tegelikult tol ajal 13. sajandil mongolite, sealkandis rüüsteretkel olevate mongolite hulgas, seas. See mongolite väejuht, kes 1258 Bagdadi lõplikult purustas ja ära vallutas, oli tegelikult kristlane, nestoriaanlik kristlane. Nii et ka nemad olid huvitatud tegelikult koostööst ristisõdijatega. Aga see on pikk ja põnev ja hoopis teine lugu. Aga läheme nüüd maroniitide juurde tagasi. Nagu öeldud, 1182 loetakse emba-kumba kas maroniitide ühinemist Rooma kirikuga või taasühinemist. See tähendab tegelikult ajaloos
selle tunnustamist, et me oleme kogu aeg olnud teiega tegelikult ühes paadis. Et lihtsalt ajalooliste faktide tõttu natukene lahus olnud, aga sisuliselt koos olnud, ükskõik. Sõltumata sellest ühesõnaga, et siis hakkas mitte tormiliselt arenema Liibanoni mägede ja Rooma vahelised suhted, aga siiski samm-sammult aegamööda. Noh, näiteks nii näiteks aastal 1215, kui oli Lateraani kirikukogu, siis osales sellest ka maroniitide patriarh külalisena. Ja muidugi aegamööda hakkas ka maroniitide hulgas toimuma see latiniseerimise tendents, millest oli juttu Süüria katoliiklaste puhul. Seesama protsess, vähemalt sarnane protsess hakkas toimuma. Aegamööda, tõsi, aga ikkagi mingil moel kuni Vatikani teise kirikukoguni välja. 16. sajandil toimusid üsna olulised muudatused Rooma ja Liibanoni mäe suhetes. Võiks öelda, et need suhted muutusid väga regulaarseteks. Seal oli kaks olulist asja, mida nimetada. Esiteks, 16. sajandil tekkis Jeesuse selts. Jeesuse societas Jeesu, see tähendab jesuitide ordu. Ja jesuidid tulid üsna varsti ka Liibanoni, kus nad hakkasid oluliselt tegutsema. Teine 16. sajandi väga oluline sündmus maroniitide jaoks oli 1584. aastal rajati Rooma maroniitide kolleegium, Collegio dei Maroniti. See on niisugune õppeasutus, mis võttis ja tegelikult võtab siiamaani, seda toimib minu teada tänaseni välja, kuigi ta vahepeal oli suletud 19. sajandil, mis on, kui maroniidi kui idakatoliku kiriku noori teolooge, noori vaimulikke saadetakse edasi õppima Rooma ülikoolidesse, pontifikaalsetesse ülikoolidesse. Siis nad tavaliselt elavad selles maroniitide kolledžis, aga maroniitide kolledž ei ole ainult ühiselamu, vaid ta on palju rohkem, ta on kogukond, ta on kogudus, seal on ka kabel kindlasti olemas. Ja tavaliselt ka mingi osa õppetööd toimub selles kolledžis. Nii et see tõi kohale, nii et praktiliselt võiks öelda, et läbi mitmete sajandite permanentselt on alati Roomas olnud maroniitidest õpilasi või üliõpilasi. Sellised idakatoliku kirikute või rahvuslike katoliku kirikute kolledžeid, kolleegiumeid on tegelikult Roomas terve hulk. Roomas terve hulk on etiooplaste kolleegium olemas, kus Etioopia katoliiklased õpivad ja on Ukraina kolleegium olemas, kus eelkõige Ukraina kreeka katoliiklased õpivad. On olemas ka niisugune kolledž nagu Collegium Russicum, kus Vene katoliku kiriku, see on eelkõige Bütsantsi riitlusega Vene katoliku kiriku teoloogid õpivad. See on väike kirik, see on hästi väike kirik. Nõukogude Liidus oli ta loomulikult keelatud. Ma ei oska öelda, kas sa, Michael, tead, kas ta praegu Venemaal saab tegutseda või ei saa tegutseda? Venemaal? Jah, Vene Föderatsioonis. Ei tea, Roomas küll on. Ja Roomas on loomulikult, jah, see pole... Ja, aga jah, okei. Selles Collegium Russicumis õppis kunagi üks üsna tuntud eestlane, kelle nimeline tõlkekirjanduse preemia praegu välja antakse. See on Aleksander Kurtna. Aleksander Kurtna saadeti
kunagi Rooma õppima ja tema elukohaks oli ka siis Collegium Russicum. Nii, sellel kolleegiumil oli või kolledžil oli nagu uks käis kahtepidi, ühest küljest tema kaudu lääne tsivilisatsioon, kultuur, haridus, teoloogia jõudis maroniitide juurde. Need, kes seal õppisid ja läksid tagasi Liibanoni, said tavaliselt üsna olulisteks kiriku tegelasteks, olgu õppejõududeks või kiriku juhtideks. Ja sedapidi liikus. Aga teistpidi, see uks töötas ka teistpidi. Selle kaudu õhtumaa õppis tundma hommikumaad. See tähendab, et nii mõnedki seal õppinud andekamad teoloogid jäidki pärast Rooma või mujale Lääne-Euroopasse ja hakkasid ida asju õpetama Euroopas. Niimoodi. Meil on sellest ka juba loengu alguses ma mainisin seda, et 17. sajandil olid Osmani ja Prantsuse kuningriigi suhted niivõrd head, et Osmani riik andis mitmeid võimalusi prantslastele, mitte ainult riigile, vaid ka Prantsusmaa kirikule tegutseda oma mõningates piirkondades ja sellest ajast peale, kuskil 17. sajandist peale on mingil moel Prantsusmaa olnud justkui Liibanoni maroniitide kaitsja, huvide kaitsja ja teiselt poolt ta on sinna toonud Prantsuse haridust, nii et sellest vist ongi varem juttu olnud, et Liibanoni kristlased, aga eelkõige just nimelt maroniidid, väga tihti võtavad omal emakeeleks prantsuse keele. Suur osa vähemalt traditsioonilisest haridusest, maroniitide haridusest oli prantsusekeelne, seal kasutati väga palju prantslaste abi, nii et maroniidid, võib-olla ütleme äärmuslikumal juhtudel, peavad ennast hommikumaa prantslasteks ja sellest on neil ka oma niisugune eriline teadvus, eneseteadvus ning seetõttu nad on ka selle eneseteadvuse kohast rolli etendanud Liibanoni ajaloos. Võiks öelda, et Liibanoni riik niisugusel kujul, nagu ta tänapäeval on suuresti tekkinud just nimelt tänu maroniitidele. Need piirid, Liibanoni piirid, nõnda nimetatud Suur-Liibanon kujunes välja Prantsuse mandaadi ajal eelmise sajandi 20. aastatel ja prantslased, seal mandaadi raames valitsenud prantslased tulid tegelikult suuresti vastu maroniitide soovidele. Selles on oma iroonia, see sai mõnes mõttes saatuslikuks maroniitidele, sest selle Suur-Liibanoni rajamisega sattus Liibanoni riiki peaaegu üldse kristlasi ei sattunud, aga suurel hulgal moslemeid, nii sunniite kui šiite. Ja tulemuseks oli see, et maroniidid ei ole enam enamusrahvas. Kui nad oleks piirdunud selle väiksema alaga, siis võib-olla oleks siiamaani maroniidid olnud seal domineerivad, aga kahju küll, nüüd on suur Liibanon, kus domineerivad moslemid. See lugu, maroniitide lugu 19. sajandil on üsna keeruline. Nad alguses said väga hästi läbi druusidega, olid sõbrad. Maroniidid tähistasid druuside religioosseid pühi ja druusid tähistasid maroniitide pühi, aga aja jooksul 19. sajandil maroniidid said üha rikkamaks ja rikkamaks. Ja siis hakkasid tekkima igasugused sotsiaalsed pinged, kuni lõpuks läks olukord väga veriseks. 1860 tapeti druuside poolt ikka tuhandeid maroniite. Need tekkisid alguses pisikesed konfliktid, aga konfliktidel on see omadus, et
positiivne tagasiside, eks ole. Üks pauk käib, siis tuleb järgmine ja veel suurem ja see läks väga, väga veriseks 1860. Seal oli teisi tegureid ka veel peale nende sotsiaalsete tegurite, aga igatahes siis Prantsusmaa ja teiste Euroopa riikide nõudmistel seal Liibanoni piirkonnas tehti hoopis teistsugune valitsus, administratiivsüsteemid, sellised, kus kristlaste roll oli tunduvalt suurem, nii et tol ajal Liibanoni aladel mängisid kristlased üsna olulist rolli mõnda aega. Niimoodi. Maroniitide kirik on katoliku kirik ja sellele vastavalt on, ja ta on Süüria traditsiooniga kirik. Süürias on läbi ajaloo munklus ja kloostrid etendanud väga olulist rolli. Ja maroniitid on siin omaenda selle munkliku ja kloostri elu rajanud Õhtumaa eeskujul. See tähendab, et on seal olemas mungaordud, mis funktsioneerivad sarnaselt Rooma katoliku kiriku mungaordudele. Seal on terve rida, täpsemalt neli suuremat ordut on seal olemas. Neli suuremat ordut, mida ma olen siin ka välja kirjutanud. Liibanoni maroniitide ordu või paladiitide ordu, mariamiitide ordu, maroniitide Antoniuse ordu, need on kõik üsna sarnased. Kui nende ordude kujunemist lähemalt vaadata, siis tundub, et seal et nad on harunenud 3 harru ja seal on üsna olulist rolli etendanud isiksuste küsimused. Lihtsalt tekkis üks ordu ja siis keegi väga karismaatiline ordu liige enam ei mahtunud sellesse ordu raamidesse ja sündis uus ordu, mis on vähemalt kaugelt vaataja jaoks täpselt samasugune nagu see vana ordu. Samamoodi käis ka Venemaal vähemalt teatud osas näiteks vanausuliste tekkimine, lihtsalt keegi karismaatiline rajas oma liikumise ja niimoodi ja need ordudes ka on niimoodi ja kõige uuem, need 3 tükki on niisugused vanad idakiriklikud ordud ja 4. Liibanoni missionäride kongregatsioon, see on natukene uuem, aga eks ta kannab ikka ka selle jälgi. Nüüd ma korra juba viitasin, aga natukene võib-olla selgitaksin veel seda, et ma viitsin seoses maroniitide kolledžiga, et see sai niisuguseks kahepidiseks ukseks ja aja jooksul ta mõjutas mõlemas suunas, nii maroniite lääne poole vaatama ja teiselt poolt Õhtumaa katoliku kirikut vaatama ida poole. Kui meil on siin süürlastest juttu olnud, olgu jakobiitidest või nestoriaanidest, siis ma tuletan meelde, et neil on väga vana teoloogiline kirjandustraditsioon, kroonikate kirjutamine, vagaduskirjanduse kirjutamine, teoloogiliste traktaatide kirjutamine. Kõige vanemad vist on tegelikult 2. sajandist juba pärit, mis on teada, võimalik, et läheb veelgi vanemaks, aga nad on olnud väga produktiivsed ja aeg-ajalt periooditi ja neil on olnud niisugused perioodid, kus nad on väga kõrgel tasemel tekste kirjutanud. Maroniitidel niisugust vana traditsiooni ei ole. Maroniitide kirjandus, nii palju kui teame, võib-olla on ka midagi vanemat, aga sellest pole jälgigi, aga võib sellest algusest võib rääkida kuskil 16. sajandil, kui fransisklaste mõned õpilased hakkasid maroniitide seast kirjutama, aga mõni aeg hiljem tulid juba ütleme kuskil 17. 18. sajandil juba Roomas õppinud kirjamehed, kes rajasid üsna arvestatava maroniitide ajalookirjanduse. Maroniitidel on läbi mitme sajandi või paari sajandi olnud väga tublid ajalookirjutajad. Ja teiselt poolt
nagu ma mainisin, jäid mitmed andekad maroniidid õhtumaale tööle ja nendega õhtumaale jäänute osas ma nimetaksin siin ühte perekonda, Assemani perekond. Neid oli vähemalt 4 Assemani, kes olid sugulased. Osa neist olid vennad ja siis olid üks oli onupoeg, kes 18. sajandil ja 19. sajandi alguses läksid sinna maroniitide kolledžisse õppima ja jäidki Euroopasse. Vähemalt 2 tükki neist olid Vatikani raamatukogu juhatajad pärast. Ja teised olid Euroopa ülikoolides araabia ja süüria keele professorid, kelle jaoks araabia keel eriti, aga mingil määral ka süüria keel oli nende lapsepõlvest peale nende emakeeleks. Ja Assemani perekond, see on hästi kuulus perekond. Mingil määral võiks öelda, et nende käsi on mängus üldse õhtumaa orientalistika rajamisel. Maroniitide roll muidugi ei kadunud siis 19. 20. sajandil sugugi ära. On niisugune nähtus olemas nagu araablastel nahta, al-nahta artikliga. Nahta tähendab valgustust või ärkamist. See on araabia rahvusluse sünd 19. sajandil, 20. sajandi alguses ja maroniitidel on selle nahta jaoks, nende roll on üsna suur selle araabia rahvusluse sünnilist. Nad erinevalt Süüria katoliiklastest, Süüria ortodoksidest, nad on nii kaugele kui teatakse, nad on ikkagi araabiakeelsed olnud ja see identiteet, neil ei ole sellist tugevat Süüria identiteeti, neil on ikkagi araabia identiteet ja nende roll on üsna oluline olnud. Siis maroniitidest veel üks maroniit peaks olema hästi tuntud Eestis, vähemalt nende inimeste jaoks, kes raamatuid loevad. Khalil Gibran, tema prohvet, peateost prohvet on vist väga mitu väljaannet eesti keeles ja tema teisigi asju on Loomingu raamatukogus ilmunud ja ta peaks olema väga tuntud. Ta oli nii kirjanik kui ka kunstnik, luuletaja ja tõsi, ta suurema osa oma elust elas Ameerika Ühendriikides, aga ta oli sündinud ikkagi Liibanonis. Ja lõpuks, kui rääkida veel nende haridusest, maroniitide haridusest, siis neil on olemas ka oma ülikool, Kasliki Püha Vaimu ülikool. See on üsna suur ja tõsine ülikool. See on Paladiidi munkade poolt rajatud. Ülikooli staatuse sai ta 1950, aga õppeasutusena, tavaliselt nende kirikute või ka missionäride ülikoolid sünnivad niimoodi, et algus tehakse teoloogiline õppeasutus ja siis seda laiendatakse ja siis veel laiendatakse, siis tehakse sinna juurde ka meditsiiniteaduskond, sest preestrid peavad ju ka mõnikord sünnitusi vastu võtma ja inimesi ravida oskama ja niimoodi sünnib ka aja jooksul ülikool. Nii et see Kasliki Püha Vaimu ülikool, minu teada ta on ka pontifikaalne ülikool, see tähendab, et ta on Vatikani poolt aktsepteeritud. Kaslik on üks väikene linnakene Beirutist põhja poole paarkümmend kilomeetrit. Ma ei tea, võib-olla nagu Tartu Elva näiteks, kui Elvas oleks ka pontifikaalne ülikool. Aga nagu ma ütlesin, Liibanonis on kohutavalt palju kloostreid ja samuti on ülikoole seal. Ülikoole hästi palju. Nii, selle teema lõpetuseks kiriku juht on jällegi Antioquia patriarh, kes praegusel hetkel on ka kardinali seisuses.
kui te olete näinud seda filmi, seda hiljutist filmi Konklaav, siis seal oli ka näha, kui näidati suurt saali, oli näha, et üksikud Ida kirikuvürstid omaenda erilises riietuses istusid seal kardinalide seas, sest alati on ka Ida kiriku esindajaid kardinalide seas olnud. See on patriarh praegune, see ei ole alati, see ei tähenda seda, et kes patriarhiks saab kohe kardinaliks. Ei, see niimoodi automaatselt ei käi, aga on lootust, et nad saavad, aga mitte kõik ei saa kardinaliks. Ta residents on seal ülikooli lähedal ka natukene Beirutist väljas. Tänapäeval loetakse üldse, et on 3,5 miljonit maroniiti maailmas, nendest Liibanonis elab umbes 1,5 miljonit, see tähendab tublisti alla poole, 1/3 maroniite, orienteeruvalt 1/3 maroniitidest elab ainult Liibanonis. Üsna rängalt on mõjunud nende elule Liibanoni sõda, millest me ka Liibanoni teema lõpetuseks ma natukene räägin, aga nemad on olnud selle sõja ühed suuremad kaotajad. Nii, siin ma tänaseks lõpetan. Paraku üks pisike peatükk jäi kristlastest veel rääkida, aga seda me vaatleme järgmine kord. Aitäh!